Tere kaunis vaataja! Mõne sekundi pärast algab Oleriks Eesti meistrivõistluste rallikrossi esimene etapp siin Elvas Kulbilahus. Osaletakse 3 klassis: Touringcar, Supertruck 600 ja Supercar. Siim Saluri kvalifikatsioonis sõitsid esimese ringi ära, kuid oma kiirel ringil midagi juhtus. Räägi meile ehk, mis täpsemalt toimus. Ja, ma läksin aega püüdma kõvasti, sest treeningsõitudel oli märg, polnud harjunud rajaga. Teisel ringil punnitasin kõvasti ja lõppes sellega, et üks hetk lihtsalt enam rehv ei pea ja seal on all betoonsein ja ongi täiesti kõva pauguga vastu, nii et praegu on auto ikkagi nii katki, et kõiki vaja minevaid osi meil olemas ei ole ja jätkata enam ei saa täna. Anna, sel aastal oled uue autoga, kuid nähtavasti algus just liiga hästi ei läinud. Räägi meile, mis juhtus? Tundub, et mootor lõpetas töölepingu, et juhtub ikka, tehniksport. Räägi, millised on sinu tänavuse hooaja peamised plaanid, et sõidad kaasa Eesti meistrivõistluseid, kuid ka osasid Euroopa etappe? Ja, et see aasta üritame sõita nii palju Eesti etappe kui võimalik, et mõned kattuvad küll Euroopaga, aga sõidame nii palju kui saame ja
ja Euroopast plaanime sõita Soome, Norra ja Rootsi etappi. Eelmine aasta olid sa ka esimene eestlane, kes on saanud Euroopa meistrivõistlustele punkti kirja. Millised on selle hooaja ootused, lootused? Eks ta see aasta ole ka ikka see õppimise ja kogemuste saamise aasta, et väga suuri lootusi ei sea, aga üritame ikka parim anda. Millised on siis nagu eesmärgid, et A-finaal, B-finaal? Esialgu üritaks ikka B-finaali saada, et muidugi A-finaal oleks väga hea tulemus. Andre Kurg ja Karu Palekesi lähevad päris hästi startist minema. Otto, põhimõtteliselt sinu esimene võistlus rallikrossis ja kohe supercar võitjaks. Räägi oma päevast, mis toimus, kuidas juhtus nii? Ütleme, hommikul oli näha, et rajal oleme suhteliselt kiired. Ei teadnud absoluutselt, mis saama hakkab mees-mehe vastu võitluses. Et see oli täielik üllatus, et nüüd finaal niipidi läks. Aga palju kasulikke kogemusi saime kindlasti edasiseks hooajaks. Et sina oled tulnud just nimelt rallist. Kui erinev siis mees-mehe vastu sõit on? No ikka suhteliselt erinev, et kui rallist on oluline hoida ideaaltrajektoori, siis siin on see, et tuleb natuke katta ka. Vahepeal oligi paar ärevat olukorda Sten Ojaga, kui te puutusite kokku ja vahepeal käisite peaaegu ka muldvallis. Räägi, kuidas oli sellise konkurentiga hakkama saamine? Ma arvan, et seal ei olnud midagi erilist, et see oli selline sõbralik, toetasime üksteist natukene. Meistritiitli jaoks on algus tehtud, edasised plaanid kindlasti vähemat ei luba. Ma usun küll, et nii ta saab olema. 2 noort sõitjad täna siis lõpuks siia pedestaalile tulevad, aga ma olen väga kindel, et
võistluste arenedes juba järgmistel etappidel, neid on juba rohkem. Kasper Erikson seisab siin, Andre Teder kindlasti on sõitma tulemas ja need mehed kindlasti ei lepi ainult sellega, et lihtsalt see sõit jääks noortearvestuse sõiduks. Need juba küsivad kuskilt kõrgemaid kohti. Keino Argus, Mart Ikerberg. Kindlasti tahab küsida kõrget kohta ka sellel aastal. Margo Soomet, Siim Sündemaa, Kalmer Vaht, klass Touringcar, Polerex Eesti meistrivõistluste esimesel etapil siin Kulbilohu rallikrossi rajal. Mees näitas praegu viimases selles finaalis kindlasti oma suurt ülemvõimu. Tehnika pidas vastu, kõik oli korras, päris korraliku eduga tuli, aga kindlasti ilma mingi pingeteta, sest ega ka eelsõitudesse asi nii kerge ei olnud. Ja kolm parevad siis selles klassis Supercar, Mait Pikko, Sten Oja, Otto Täht. Loodame ka selles klassis juba järgmistel etappidel näha kindlasti Soome võistlejaid, kes on lubanud siia kaasa tulla. Kindlasti paljud mehed ehitavad, mugandavad oma tehnikat, teevad seda paremaks ja loodame, et neid võistlejad sellesse klassi tuleb järjest ja järjest juurde. Mait Pikko, Sten Oja, Otto Täht. Võtsid teise koha, ehk siis täna ei tulnud just täpselt see, mida ootasid. Mis valesti läks? Meil oli paar tehnilist viperust, mida me nagu ei osanud oodata. Me teadsime, et on probleem nagu käigukastiga enne etappi. Aga me lootsime, et me saame selle ära lahendada, aga kahjuks see nagu nii ei läinud, et peab veel natuke tööd tegema. Kiiremas korras need probleemid ära lahendama ja siis edasi Audrusse sõitma. Ehk siis eeldan, et plaan on võtta osa kogu Eesti meistrivõistluste hooajast? Meil on plaan võtta, minu arust meil kattub äkki EM-iga midagi, et plaan on sõita väljas ka. Kui välised EM-etapid kattuvad ka nagu Estikatega, et siis võib-olla jääb mõni etapp vahele Eestis. Aga laiemas plaanis küll, Eestis on plaan kõik kaas sõita. Räägi lähemalt Euroopa meistrivõistluste etappidest, et eelmine aasta olid just nimelt sina kõige kiirem eestlane seal, liikusid A-finaali tempodes ja maailmastaaridega koos. Ja, et seal nagu auto töötas, et vahepeal me muutsimegi käigukasti, et lootsime, et saame veel nagu kiirust juurde, aga kast on liiga uus ja tuleb nagu natuke vaeva näha, et see täielikult toimima saada. Et ma loodan, et siis peaks nagu kiirust juures ka olema, kui täna oli. Millistest EM-i etappidest on praeguse seisuga plaanis osa võtta? Üritame sõita paar-kolm etappi, et kindlasti sõidame Soomes Kouvolas, et rada on siuke väga tehniline hüpped ja tagasi pöörded, et see mulle läheb peale. Kindlasti Kouvola ja äkki Belgia ja mingid sellised Hollandid ka, et midagi sinna kanti. Arvo Kask, hooaja esimene võistlus lõppes kohe sinu jaoks võiduga. Räägi läbi, kuidas see õnnestus? Ütleme nii, et täna oli üldiselt väga palju õnne ja samas kahju oli ka sellest, et mu põhilised konkurendid, kellega eelmine aasta see bussitud, pidid katkestama, nii Liguri ja Saluri ja mõned teised mehed veel, aga need mehed, kellega võidu sõitsin, need ka armu ei andnud, nii et väga pingeline sõit oli finaal. Kui palju sa arvad, et peakonkurentide katkestamine sind ennast aitas? Ma arvan, et ikka väga-väga oluliselt, et nii kõvasid autosid nagu neil ma ei ole suutnud veel omale ehitada ja eks ole näha, mis teised etapid toovad. Aga ma arvan, et oli ikka suurem osa oli tänu sellele. Nüüd, kus algus on tehtud niivõrd suurepärane, siis räägi oma edasistest hooaja plaanidest. Prooviks jätkata samas vaimus ikka võidu poole ja tahaks ikka meistritiitli ka kätte saada aasta lõpuks. Kalmer, kodurajalt hooaja alguses kohe võit. Räägi läbi, kui lihtne või keeruline see sulle oli? Täna seda põhikonkurenti nagu ei olnud, kes eelmine aasta siin oli. Et autosi vähe ka, et ega siin midagi keerulist väga ei olnud. Üldiselt, et ära võita ja siis oleks nagu asi paigas ja kui tehnika vastu peab lõpuni. Kuid Siim Sündemaa astus juba vahepeal lausa kandadele, konkurentsi ei kartnud? Ega salahinnata ei saa kedagi, aga endas oli nagu kindel, et nagu mitte üle pingutada, kuskil mingi tapsi teha, lihtsalt vahemaad hoida. Ega võita ei ole vaja pikalt, et kui auto jagugi ees on, et sellest piisab. No nii, Armo Võsa, tänasest ei tulnud oodatavat tulemust, mis valesti läks? Hommikul oli jube libe ja nagu on kindlasti ka teised maininud, et uued rehvid on meil ja võtab aega harjumine.
aga saime tööle, saime kiiruse üles ja elektroonikaga mingi väike probleem, et juhe on kokku sulanud, ühe leidsime üles, saime enam-vähem auto liikuma, aga endiselt saab aju natukene vähe voolu ja ei ole seda kiirust autol, mis olema peaks. Seda oli lausa näha, et kui sa sõitsid mäest alla, siis midagi nagu toimus. Midagi toimus jah, et 3. käiguga sõidad ja kaob vool ära autol ja pole mitte midagi, sureb välja ja sekundi pärast tuleb tagasi, et oleme ka kunagi ajaloos niisugust viga kogenud, et leiame kindlasti selle vea üles ja parandame järgmiseks etapiks ära. Sellega seoses, millised on sinu edasised hooajaplaanid? Kuuldavasti on mõned Euroopa meistrivõistluste etapidki kalendris. Jah, et teeme kaasa terve meeskonnaga Eesti kõik etapid ja teatud meeskonnaliikmed tahavad kindlasti minna Soome, Rootsi ja Norra. Mina ise panustan Rootsi peale ja samuti ka Lätis Pauskas teha kaasa Euroopa meistrivõistlused autokrossis lisaks siis rallikrossile. Selline oli siis tänane võistluspäev siin Elvas Kulbilahu ringrajal. Järgmine kord tulge juba ise vaatama. Etapp toimub 25. mail auto 24 ringrajal.